Mähkmed Hagis esitlevad koostöös Perekool EE-ga. Peale sünnitust saame me lõpuks oma kauaoodatud beebi kätele ja tundub, et kõik muu on möödas ja võib vaid beebile keskenduda, kuid natuke vajab ka ema keha veel taastumist. Istume ämmaemand Elinaga siin toredas perepalatis, et rääkida sünnitusjärgsest füüsilisest taastumisest. Kui ema on nüüd ära sünnitanud ja läheb koju, ilmselt on tal päris mitu nädalat veel voolus, et kui kaua see võib kesta ja mida selle puhul tähele tuleb panna, et mis on nagu normaalne ja mis ei ole? Sünnitusjärgse vooluse ehk siis lohjate kestvus on tavaliselt 2-3 nädalat ja lohjate puhul tuleb siis tähele panna lohjate värvust, et kohe peale sünnitust on värv punane, verine. Üks 1,5 nädala möödudes hakkab see värv minema üha pruunikamaks, heledamaks, niimoodi nagu menstruatsioon hakkab pihta või hakkab ära lõppema, ja ta kestab ikka tunduvalt pikemalt selles mõttes kui menstruatsioon. Lohjad tulevad sellest, et platsenta endisele kohale jääb suur arm, mille paranemine tekitab veritsust. Ka emakas, mis on raseduse lõpuks umbes kilone, peab tagasi tõmbuma 70 grammiseks. Veritsus võib vahepeal ka lõppeda ja seejärel uuesti alata. Vahel harva võib ka juhtuda, et mõni platsenta või lootekesta tükk on emakasse jäänud ning see võib põhjustada verejooksu mõnda aega peale sünnitust. Kindlasti kaasnevad sellega kõhuvalu, ebamugavustunne, naine võib isegi iiveldust tunda ja oksendada ja verehulk suureneb järsult. Sellisel juhul tuleb kindlasti uuesti sünnitusmajja kontrolli pöörduda. Ja veritsuse puhul veel on, mis on oluline, on kindlasti mitte ainult see pikkuse jälgimine, et see võib olla väga individuaalne, et mõnel naisel on tõesti nädalaga kõik juba möödas, aga teisel naisel on 3 nädalat ja ikka veel on ta punakat värvi. Aga oluline on kindlasti jälgida selle lõhna, et see lõhn ei tohiks muutuda naise jaoks ebameeldivaks. Et igal naisel on oma lõhn, aga kui ta muutub sinu jaoks ebamugavaks, siis võiksid häirekellad hakata lööma ja võiks arsti poole pöörduda. Sünnitusjärgselt on hügieen hästi oluline. Kindlasti peaks vähemalt 2 korda päevas ennast pesema ja õhuvannide võtmine on hästi soovitatav, seda eriti rebendite puhul. Väga hea on imetamise ajal voodis pikali kilelina peal haavadele õhku anda. Haavadele ei pea, aga võib peale määrida näiteks pantenooli vahtu, astelpaiuõli või asepti. Kõige leebem ja parem on nendest astelpaiuõli. Aga ütleme, et meil läheb kõik kodus ilusti, taastub kõik, et millal peaks minema peale sünnitust ämmaemanda visiidile? Ämmaemanda või siis naistearsti juurde võiks naine minna siis, kui on lõppenud sünnitusjärgsed lohjed kuskil 6-8 nädala pärast. Et oluline on see siis sellepärast, et vaadata üle emaka taandareng, haavade paranemine ja arutada ka siis sünnitusjärgset pereplaneerimist. Kui raseduse ajal on kõik proovid korras olnud, ei peagi üldse vaginaalset läbivaatlust tegema. Emaka taandarengut saab vaadata kõhu pealt katsudes ja haavade paranemist saab vaadata ka väljaspoolt. Emakasisese rasestumisvastase vahendi, spiraali puhul, peab küll siiski tegema uued tuppeanalüüsid. Millal võib voodieluga alustada, et kui nüüd tundub, et väga valus enam ei ole ja siiski voolus käib ja et mis seal, millised need märgid on, et võiks juba vaikselt proovida, või peab selle ämmaemanda visiidi ära ootama? Ei pea, kindlasti ei pea, et sugueluga võib ikkagi alustada siis, kui see sobib naisele, kui see sobib mehele ja kui see voolus ei häiri kumbagi, siis hügieeni kaalutlustel võiks kasutada kondoomi esimestel kordadel. Kui intensiivselt ja millal võib üldse alustada sellise väikse trenniga, et taastuda peale sünnitust? Eks see oleneb ka hästi palju sellest, missugune treenimise harjumus naisel on. Et
et kui raseduse ajal me soovitame sellise intensiivset trenni ikkagi vähendada, siis ka peale sünnitust selline naised, kes väga sportlikud on, tahavad kindlasti kohe-kohe pihta hakata, aga ütleme, et esimesed 2 kuud võiks olla selline rahuperiood, et mitte kohe trenni tormata. Siiski võib teha vaagnapõhja lihaste harjutusi, nagu neid raseduse ajal juba tehtud sai, ja kõhulihaste harjutustega ei tohiks siiski kiirustada. Natuke tahavad need lihased ise taandareneda ja kui väga hoogsalt hakata kõhulihaste harjutusi tegema, siis ei pruugi olla need kõhulihased veel taastunud ja see trenn võib pigem kahju teha ja tekib hoopis väike topeltkõhukene. Ja üks asi, mille jaoks see sünnitusjärgne taastumine veel oluline on, et on imetamise jaoks on raseduse aeg naine kogunud need varud, et imetav ema ei tohigi hakata kohe kaalust alla suure hurraaga võtma, et imetamine ise on lisakoormus, mis põletab neid kogutud rasvasid, nii et see peaks kõik iseenesest taanduma ja kui ta ei taandu tõesti, kui laps on niisugune 6-kuune, siis võib hakata juba täitsa mõtlema niisuguse intensiivsema trenni peale. Ja toitumist siis. Just. Peale sünnitust võiks süüa pigem neid toiduaineid, mis ennetavad kõhu kinnisust, sest see on õmbluste puhul eriti ebamugav. Ennetamiseks võiks tarvitada näiteks keedupeeti, kuivatatud ploome, igasuguseid seemneid, eriti linaseemneid, täisteratooteid ja juua palju puhast gaseerimata vett. Kõige suurem ja tähtsam sündmus sünnitus on küll selja taga, aga andke oma kehale veel veidi aega, kuni ta täielikult taastuda jõuab. Mina olen kuulnud sellist toredat lauset, et 9 kuud kasvad, 9 kuud kahaned. Laske oma kehal rahulikult omas tempos taastuda. Oi, meil tema räägib ka siin. Laske oma kehal rahulikult omas tempos taastuda ja nautige seda väärtuslikku aega oma beebiga. Kui teid antud teemal veel midagi huvitab, siis Perekool.ee kodulehel on väga palju vastavasisulisi artikleid ja ka mina ootan teie kirju. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga. Et tal ja sul algas kõik armastusest.